Seljavalu on väga sagedane probleem. See võib olla ajutine ebamugavustunne, aga võib olla ka igapäevaelust piirav tegur. Kindlasti on olemas sellele lahendused. Mina olen Südameapteegi proviisor Külli Teder ja minuga on siin Confido Erameditsiinikeskuse kiropraktik Kerli Truuvert. Tere, Kerli! Tervist! Koos vaatame, mida inimesed Google'ist on seljavalude kohta otsinud ja pakume välja neile lahendused. Seljavalu põhjused. Mis sa arvad, Kerli, mis on kõige levinumad seljavalu põhjused? No kõige levinumad seljavalu põhjused on siiski tekitatud iseenda asenditest ja väärast kehakasutusest. Et kui me tihtilugu istume töö juures pikad päevad ja nädalavahetustel teeme teisi liikumisi, kas siis käime sugulaste juures või otsime mingit muud tegevust, läheme golfirajale, sõidame maratoni ja me keha ei ole harjunud selleks või ette valmistatud ja nii võib juhtudagi, et järgneval päeval on meil seljavalu. Tegelikult me oleme ise oma harjumuste ohvrid, et väga paljud meie seljaga tekitatud valud ja pinged on tekitatud meile iseenda asenditest igapäevaselt. Kas siis istume jalg üle põlve või jalg tuharal või erinevad liikumishäired. Kui sa istud arvuti taga või kui sa vaatad omal nutiseadet väga tükk aega, siis enamus meist teab, et kas kätesse tekib surin või kaela tekib pinge, et tegelikult seda oleks vaja siis asendit muuta, et see nutitelefon ei ole sellest süüdi, aga sinu asend. Aga see nutitelefon võiks siis olla kus kohas? Silmade kõrsusel või? No nii nagu vanasti vaata ajalehti loeti, et tõstad niimoodi silmad ette, eks ju. Ja siis, kui käed hakkavad ära surema või enam ei jaksa hoida, siis tegelikult olekski aeg asendit muuta. Selge, aga vaatame siis, mida edasi otsitakse. Seljavalu ravi. Seljavalu ravi kohal tuleb teha vahet. Kui on tegemist ikkagi tõsise trauma tagajärjel tekkinud tugeva valuga, siis tuleb pöörduda arstide poole. Kui on tegemist sellise nõrgema, kergema seljavaluga, saab abi ka apteegist. Kergema ja mõõduka tugevusega valu korral saab ka abi raviaineid sisaldavatest keelidest. Kasutada võib ka plaastreid, sest plaastritel kestab see valuvalmistav toime veidi kauem. Selleks, et saada põletikuvastast toimet, pead sa kasutama neid keele, kreeme või plaastreid regulaarselt. Kui on selline pikameelmisel probleem, võib kasutada ka looduslikke aineid sisaldavaid või soojendavaid keele, kreeme. Lisaks keelidele kreemidele võib kasutada ka toetavat seljavööd, aga seda ainult mõnda aega, sest kui sa pikalt kasutad, siis su lihased ei teegi oma vajalikku tööd. Nii Külli, sa rääkisid siin keelidest ja kreemidest ja tablettidest, aga ütleme, et kui ma nüüd vigastasingi selga, ma ärkan üles ja mul selg valutab, et ma lähen apteegi juurde ja soovitab mulle apteekri juures kreemi, keeli, mis ma edasi teen? Kõige mõistlikum on ikkagi see, et sa kasutad seda keeli või kreemi ja liigud, aga sa jalutad, mitte sa ei tee siis niimoodi, et higi otsa ees. Ja kui sa kasutad tablette, siis sama lugu, sa pead olema hästi ettevaatlik treenimisel, sest kui sa treenid tabletiga, siis on su valulävi vähenenud ja sa ei saa aru, kui sa endale liiga teed. Aga tablettide valimisest vaata järele oma tervise saatest valuvaigistite kohta, kus räägitakse, millised valuvaigistid tohib millal kasutada. Ehk siis panen kreemi peale, olen ettevaatlik, vaatan täpselt, jälgin, lähen liikuma, ei jää pikali puhkama, mõtlema, et mis nüüd saab ja ei tee ka neid samu liigutusi, harjutusi, sama tegevust, mis tegelikult mu selga solvas. Ja kui on järgmisel päeval ikka endiselt valulik, siis otsin abi spetsialisti käest. Et otsingi, lähen, vaatan, kas on spetsiaalse koolituse saanud kiropraktor, perearst, kes oskab edasi suunata, kui on vajalik füsioteraapia samamoodi. Nii. Aga vaatame, mis siis veel? Seljavalu raseduse ajal. Siin on nüüd kahjuks küll selline lugu, et ega apteeker ei saa midagi muud peale paratsetamooli sisaldavate tablettide nüüd rasedale soovitada, sest diklofenak, ibuprofeen ei sobi raseduse ajal. Siinkohal ka purustaks selle müüdi, et rasedus ja seljavalu üldse koos käivad. Et tegelikult on ikkagi nii, et raseduse aegsed seljavalud on valud, mis ilmnevad
aktiveeruvad eelnevad seljavalud ehk siis välja ravimata probleemid. Rasedus ei tekita seljavalusid. Just nii, et aga kui sa nüüd oled rase ja sul selg valutab, siis tegelikult ei pea sa oma probleemiga kindlasti üksi jääma ja ma olen päris kindel, et enamus seljavaludele ka raseduse ajal siiski leidub lahendus. Selleks võib olla, näiteks võib olla kiropraktika, kes on siis täpselt õige spetsiaalse hariduse selle jaoks saanud, füsioterapeut, kes oskab naiste probleemidega täpselt tegeleda. Ämmaemand oskab ka kindlasti suunata õigele teele ja mida väiksem rasedus ja sa alustad oma sellega tegelemisega, seda parem. Sul on lihtsalt pikemat aega võimalik leevendust leida. Aga vaatame, mida siis veel otsitakse. Seljavalu harjutused. See nüüd on siis sinu pärusmaa. Just nii. Kas on olemas mingisugune selline harjutus, mis kõigile sobiks? No sa tead ise, et tegelikult ei ole ühtegi rohtu, ühtegi tabletti, mis sobiks kõigile üks ja sama, et see oleks ime, kui meil oleks selline üks ja sama harjutus, mis sobiks maailma kõigile seljavaludele. Nii palju, kui on erinevaid seljavalu liike, erinevaid põhjuseid, on ka neid harjutusi või liikumisi, siis tuleks teostada selleks, et selg paraneks. Aga selleks, et mitte aru saada sellest, et harjutused halvad oleks, absoluutselt mitte. Ja tegelikult tõesti liikumine ongi seljavalu puhul see peamine asi, kuidas ennast taastada. Aga nüüd pilates ja jooga? Ja need on sellised hästi tüüpilised küsimused, et inimesed kindlasti tahaksid kohe minna pilatesesse või joogasse. Rühmatreeningutes on nii, et need on sellised tüüpilisele inimesele, kellel ei ole seljavalusid, ei ole olnud või ei ole tulnud või nad üldiselt tunnevad ennast hästi. Aga kui sul on seljavalud, siis grupitreeningusse ma siiski ei soovita minna, sest ma ikka arvan, et peaks olema väga spetsiaalse koolituse saanud spetsialist, pilatese treener, eratreeningud, kes tõesti süübivad sinu probleemi, mõistavad su probleemi alget ja teavad, kuidas seda taastada ja ravida. Ehk siis hästi spetsiifiline harjutuste kava sulle ka välja mõelda ja vaadata, et sa seda ka õigesti teed. Kui sul on küsimusi, siis jäta see kommentaaridesse ja kui sul on keegi tuttav, kes kannatab seljavalu käes, siis suuna ka tema seda videot vaatama.